leppimispaistet on nagu mul on lihtsalt, ma sain öösel magada maks tund aega. Kui te tahate olla öös läbi üleval ja olla hommikul megaväsinud, siis vaadake Musta alpinisti õhtul. Kell on 5:40, ma lähen pessu ja siis ma lähen juba Viljandisse. Update, kell on 6:40 ja mu takso sõidab siia poole. Peasu kõleb reegelt. Ja ma loodan, ma jõuan õigeks ajaks bussi jääma. Ma lähen Viljandisse, siis ma lähen Solpi üle 3 nädala. Mul oli bussis maks halb olla, lihtsalt ma mõtlesin, ma panen ketti. Ja siis ma tulin ühikasse ja Elko oli nii armas asja mulle siia jätnud, vaadake. Nii, nunnu. Söön paar mandariini ja siis lähen Solpi. Jõudsin ühikasse lõpuks ometi ja ma ostsin Elerinile sellise jõuluvana. Päris numi. Panen selle siia. Ma tegin endale süüa just ja ma tulin tuppa ja siin on nii külm. Siin on reaalselt nii külm. Ja ma panin lihtsalt kütte põhja. We don't talk anymore like we used to do. Ma otsin ka raha niimoodi rahakotist. Mis on siin kotis? Donuts. Donuts on siin kotis. Tere hommikust! On teisipäev ja eile ma enam ei vloginud pärast seda, kui ma sõin Karlosega kokku, aga kuidas mu eilne päevaplaan siis oli? Ma käisin koolis, pärast 3. loengut ma helistasin Karlosele, sest et ta oli Viljandis, Elinaga tegid mingit esinemist. Ja siis ma helistasin, siis ma läksin ka sinna Sakala keskusesse, nad olid juba lõpetanud. Ja siis me chillisime linnas koos ja Karlos lihtsalt tegi mul margi täiesti maha. Ütles Elinale, ma olen mingi kuulus vlogger. Ja et ma üritan laulda. Ja siis ütles, et ei, tegelikult tuleb see laulmine päris hästi välja. Igatahes see kuulus vlogger oli nagu väga piinlik osa, sest et nagu ma ei ole kuulus. Aga ei, päris tore oli tegelikult. Me käisime mööda Viljandit ringi, ehk siis läksime Sakala keskusest Uku keskusesse ja käisime Rimis ja siis ma saatsin nad bussile ära. Ja eile tekkis selline random plaan ka, et ma lähen täna Tallinnasse Karlose juurde salvestama. Nii et mööda Eesti riiki trippimine on jälle täies hoos ja mis mul muud ikka teha oma eluga, sest see nädal rohkem tunde ei ole. Aga ma sain üleval Hanna kokku ja nüüd me oleme siin mingis täiesti lambises kohas, ma isegi ei tea, kus me oleme, aga igatahes ma just sain aru. Ma ei saa! Ma sain just aru, ma olen kuskil surnu ees, nagu please lihtsalt filmi, mis siin on. Lihtsalt mingi rist. Reaalselt. See on nagu prükikott või midagi. Igatahes. Vaikne ref, kasvab ref, 1 ref. Oleme siin Karlose juures ja ta lihtsalt seletab terve aeg. Ma ei jõua veel kogu aeg. Siis kui ma filmin Hannat. Kui sa tahad, või no sa pead tähendab mitte, et sul ei taha. Või nagu sa pead tahad. Millest sa räägid? Sinu käest selle asja ära salastama. Karlos Terobot jäält. Tead, mis ma unustasin teha? Hanna, palun. Nii, ma olen näljast nõrkemas, aga me jõudsime Hanna juurde ja me hakkame kohe sööma. Siis täna olen tulnud jäätise kohvikusse. Hanna tegi jäätist. Tere, kallid vaatajad. Ma siis pean ära arvama, et mis asjad on seal jäätise sees, mille Hanna valmistas. Ma olen väga pika mõtlemise peale ära arvanud, et seal oli vahukoor, mesikähpaküpsised ja nüüd ma pean arvama, teine sõna on piim ja ma olen juba mingid kitsepiimad, täispiimad, hapupiimad ära pakkunud. Hapendatud täispiim ja pakkusin kohupiim ja ma nagu kuugeldasin netist piim ja ma olin nii õnnelik, sest ma arvan, et see on õige vastus nagu kohupiim, mis ta on mingi ei. Ma ei tea. Kahjuks ei tulnud seal päris hea isegi. See oli ka netiga. Kohupiim, nagu reaalselt. Vahupiim. Kohupiim. Juustupiim. E-piima sa pakkusid. E-piima pakkusin ka. Toorpiim. Mis see siis? Toorpiim, jah. Kookospiim. Mida oli tahaks selle maitsest tunda? Ma ei tundnud. Ma ei tea reaalselt. Palun ütle. Okei, oled valmis?
noh. Kondentspiim. Ma olen nii uhke lihtsalt praegu. Ma ei oleks never selle peal tulnud. Kuidas? Kondentspiim. Nagu see on nii raske sõna. Ja hapendatud täispiim, ma arvasin, et see on õige või? Kell on 8:23 ja ma ärkasin täna kell 7. Ja ma lähen kohe varsti linna Arpadiga kafeiinesse kohvi jooma. Ja õues on täiesti pime. Nüüd oma uued saapad jalga. Näitan teile, ma eile ostsin. Sellised. No nii, ma olen 40 mintsi nüüd bussiga sõitnud ja ma lähen Sandra juurde. Sannu läks praegu pesema ja ma tegin endale võikusid. Okei, ma lõpuks ometi kodus ja ma olin just megakettas ühe poisi peale, kes istus bussis mu kõrval ja kes kuulas nii kõvasti muusikat, et lihtsalt terve buss kuulis ja ta kuulas reaalselt träna. Igatahes ma tulin koju ja ma tean, et ma kunagi vingusin õele ja empsile ja ma tahaks kas või Tumle advendikalendrit, see oleks mu eluunistus. Ja ma tulen koju ja ma leian eest sellise asja nagu, mis on elu lihtsalt. Tere hommikust, mul juba ahi põleb. Ja ma teen süüa endale praegu. Ja mu kass ka turdib mingit asjade otsas. Kass? Käri? Ahaa, nunnu. Ma olen nüüd valmis ja ma lähen kohe varsti linna. Ja ma saan Mariellaga kokku, ma pole ta näinud 2 aastat. Aga nüüd ma kirjutasin talle ja me saame täna kokku ja ma ilmselt ei vlogi, kui ma temaga olen, sest et meil on ilmselt väga palju rääkida. Ma arvan, et tuleb väga lahe aeg. Ja pärast ma ilmselt chillin linnas veits. Ja siis vaatab. Muideks, ma olen see 2 nädala jooksul trippinud bussiga ringi rohkem kui 14 tundi. Ehk siis Tartu, Elva, Tallinn, Viljandi. See on minu elu. Ma olen siin taas kord oma kassiga, kes on nii armas. Kas sa õigutasid või? Oleme nüüd Meride juures, kodukas. Ja ma söön oma õhtusööki. Banani. Te valetasite mulle terve aeg. Tere. Jee, 5 kord tuli välja. Nende juustega ma siis peidan oma punne. Mul on nagu reaalne armee lihtsalt lõua peal. Mul ei olnud nüüd nädal aega olnud peavalusid ja lihtsalt täna jälle räigelt valutab, aga ma keeldun võtmast valuvaigistit, sest et nagu ei. Ja mul on täna õhtul olnud väga veider tuju ja seda ka üle väga pika aja. Lähen praegu bussi peale ja empsi töö juurde. Ma reaalselt hakkan nutma kohe, mul on nii valus lihtsalt. Mul oli just nagu maailma kõige ebameeldivam bussisõit ever. Võtsin enne bussi. Võtsin enne bussi 1000 milligrammi valuvaigistit. See ei aitanud. Ja võtsin 500 bussis. See ka ei aitanud. Mul on nüüd natuke paremaks läinud ja mõtlesin, et ma sätin ennast valmis ja siis samal ajal ma nagu vastan mingitele küsimustele. By the way, ma tean, et pidi tulema 100 subscriber eri, aga neid küsimusi tuli kokku mingi 7, nii et ma ilmselt ei hakka nagu selle kohta mingit eraldi videot tegema, aga ma vastan nagu vlogi sees. Ja vaatame siis, mis mult küsiti. Ma tean, et Arpad küsis mult nagu eraldi, et kas ma olen tee või kohvi inimene või mingi mahl või mingi vesi või midagi. Mu number 1 variant on alati vesi ja teine variant oleks kohv. Siis mul küsiti veel, et kes oli mu lemmikõpetaja Reinikus. Praegult ma saan öelda, et mu lemmikõpetaja seal oli Hellat, Liina Hellat, kes oli mu vene keele õpetaja. Aga kui ma seal koolis käisin, siis ma reaalselt vihkasin teda, sest et ta andis meile nii palju õppida kogu aeg. Meil oli nii raske tema pärast, aga ta õpetas mulle vene keele selgeks. Hispaania versus Alpid. Hispaania, kindlasti. Kas ma oman autot? Ei, ja ilmselt lähiaastatel ei hakka omama ka, sest et nagu pekki need maksavad nii palju, isegi kasutatud autod. Auto ma pean ilmselgelt pean endale ise ostma tulevikus, nii et sellega läheb veel aega. Aga ühel päeval ma saan selle. Kas sulle Elva meeldib? Jah, mulle meeldib väga Elva. Ma veedan seal väga palju aega. See on väga random, aga mulle meeldib täiega Elva kalmistu. Ja mulle meeldib seal käia. Või
ma nagu niikuinii pean seal käima. Põhimõtteliselt okei, selle video alla tulid need 4 küsimust. Keegi veel soovitas mul kunagi teha eraldi video ülikooli elust ja ühika elust. Minu ülikool näeb praegu siuke välja, et see nädal näiteks oli mul ainult esmaspäeval tunnid. Aga mul tulevad varsti nagu mingid arvestused ja eksamid ja meil on mega vähe tund olnud, nii et ma ei tea nagu, kuidas ma peaksin oskama need asjad ära teha, aga okei. Ja ülikooli elu on siuke ka, et näiteks kui sa lähed klaveritundi, siis õpetaja ütle sulle, et nii, et mängi nüüd seda asja, mis sa kodus õppisid, vaid kõigepealt räägite umbes 10 minutit juttu, kuidas vahepeal läinud on ja kuidas elu kulgeb. Sest et siin on õppejõud nagu, nad ei ürita olla sinust kuidagi nagu kõrgemad, vaid pigem olla nagu sinuga samal tasandil. Aga ühika elu, kui sa oled selline inimene nagu mina, siis sul on päris raske olla ühikas, sest et nagu muusika ja kõik tuleb igalt poolt läbi ja kui inimesed õhtul näiteks kell 11 otsustavad nii-öelda üles ärgata ja mingit pidu teha, siis sa kuuled kõike. Mida ma veel peaksin rääkima? Eile tuli 3D uudiskiri välja. Sellel kuul olin ka mina seal. Ma kirjutasin esmaspäeva hommikul siukse tunnistuse natukene. Põhimõtteliselt oma YouTube'i kanali kohta. Ja see oli päris vahva. Ja ma tegelikult täiega juba ootan jõuluteenistust. Nagu väga ootan. See tuleb lihtsalt väga awesome, reaalselt. Nii et ole kohal või ole ruut. Mul on valmis ja ma full lumememm lihtsalt. Jõu. Aga jah, nii et ma hakkam kohe minema. Me oleme siin peol ja meil ka siuke tants käib hetkel. Me oleme väga palju pileteid müünud, ma olen professionaalne, nüüd pane selle jaotuspaik. Siin tegelikult öelda, et Helle-Liis on hästi armas. Ma ei tea, mida ta ütles, ma ei kuulnud. Ja tegelikult, kui te ei ole teda kunagi näinud, siis tehke nii, et te näeks. Ma lülitasin enda kõrvad välja. Kell on 9:39. Okei, teeme uuesti. Kell on 9:39 ja on laupäeva hommik. Ma olen nii väsin, ma läksin kell 3. Ei, 3:30 läksin magama. Ma olen nüüd pesus käidud ja natuke korda ennast tehtud, aga ma räägin ruttu ära need asjad, mis eile juhtusid, et mul meelest ära ei läheks. Üks tüdruk, kes käib muga rahvatantsus, aga ma pole nagu väga rääkinud. Tuli eile muga rääkima, ütles, et talle täiega meeldivad mu videod. Ja ta tahtis kommenteerida mu videole, et talle meeldivad mu naljad ka, aga ta ei julgenud. Nii et Marianne, aitäh. Ma nüüd tean, et sulle meeldivad mu naljad. Ma olin seal vahepeal pileteid müümas, nagu niisama istusin sellest, mul ei olnud mitte midagi teha. Ja siis üks tüdruk tuli kogu küsima, et kas tal on see huulepulk nagu hästi huulte peal. Ja siis ma ütlesin, et ei, et natuke oleks vaja nagu fiksida. Siis ta mingi, tee siis seda. Ja siis nagu ma sealt laua tagant nagu tegin seda mingi, sa oled ikka nii äge. Ja siis mingi viskas täiega lutskat. Nii, ma ei ole nüüd kaua vloginud, eks ole, aga ma hakkan praegu Elvasse liikuma. Olin kodus paar tundi ja nüüd lähen Elvasse. Ma hakkasin just oma telefoni otsima ja siis ma sain aru, et ma filmin ju sellega. Appi, kui pime siin on. Kui ma nagu muidu olen suht avameelne vlogides ja siuke aus, siis ma võiks ju rääkida ka, et miks ma käin kalmistul. Ja see on sellepärast, et siin on maetud minu endine klassivend ja ühtlasi ka väga hea sõber Marius. Tal oli nüüd novembris sünnipäev. Ma ei jõudnud sinna novembris, aga ma panen sinna praegult küünla. Me oleme siis siin kirikus nüüd Elvas. Me hakkame mängima rongimängu. Ma jõudsin 23:10 Tartusse, nii et ma kõndisin 40 mintsa koju. Mõtlesin, ma räägin, mis vahepeal on juhtunud. Elvas siis mu sõbrad otsustasid mulle nalja teha. Ma ütlesin, ma lähen vetsu ja siis nagu ma panin, kõik tuleb põlema seal kirkas. Ja tegelikult kõik teavad, et ma kardan tohutult pimedust nagu väga palju. Ma läksin vetsu ja siis kui ma välja tulin, siis olid tuled ära kustutatud ja ma olin põhimõtteliselt kott pimedas. Hädavaevu sain tuleb põlema ja ütlesin ka, et nagu, et see ei ole naljakas, vaata, nagu lõpetage ära. Ja siis läksin sinna ruumi, kus me olime mänginud just. Panin saapad jalga ja jope selga ja ma lihtsalt jooksin välja sealt majast, sest et ma olin nii hirmunud. Nad tegid mingid imelike hääli seal ka, mingid lapse nuttu või midagi. Ma jooksin raudteejaama ja ma ootasin oma bussi umbes 20 minutit ja ma olin täiesti nagu värisesin üle keha mees Nõmmõele ja Elerinile. Ma just üritasin rahuneda. Kuidas ma võiks öelda, ma ei ole kuri, aga ma olen tohutult pettunud ja ma nagu tunnen, et minu usaldust on kuidagi kuritarvitatud, nii et ma mõtlen selle peale. Ja mul on jõhker peavalu, nii ma pean jälle valuvõikstit võtma. Ma näitan teile kohe, kuidas sa jahvist inimene. Minust päris inimest ei saanud, sest et ma veel kulme ei jõudnud teha ja ma panin ainult jummi ja ripsmekat. Aga asi seegi. Ja me lähme nüüd Eesti Rahva Muuseumisse Mamsiga.
muuseumis käidud ja ma panen asju hetkel kokku ja ma ilmselt oleks isegi homme läinud Viljandisse, aga mul ei ole mitte kottigi teha Tartus, nii et ma lähen Viljandisse ära. Aga ma siinkohal lõpetangi oma vlogi ja aitäh, et vaatasite ja näeme järgmises vlogis, on ju, nädala pärast.